Kallid vaatajad, kuulejad, jah? Me oleme täna Kiilis sinu elustuudios, sest meie otsustasime ka nüüd Kirstiga hakata ilusaks. Me oleme alati ise teinud meiki. Aga kuna meil on 50+ juba käes ammu ilma, siis me tahame teada, kuidas õigesti enda eest hoolitseda, kuidas naha eest hoolitseda. Ja Karin on meil täna siin, kes teab täpselt kõike sellest, mida peab tegema. Ja me lubame, et ei tule udupeene kreeme ega potskasid, mida minna ostma, või kuidas kodus endast hoolitseda, nii et nahk on rahul ja teiega. Tere, Karin! No tee Urme. Mina ei oska enda naha eest hoolitseda, ma olen laisk ja lohakas selle koha pealt, ma olen hästi ajameelne, mul ei jää kunagi meelde mitte midagi, millal peab midagi tegema, mul on meelde tuletused, võtta rohtu, pühipõrandat, eks ole, kõik need asjad. Kui minul on nüüd selline nahk, nagu mul on, päiksest natuke riialdatud, nagu sa näed, mulle meeldib päikestata, siis mis on need esimesed sammud, mida üks täiesti tavaline inimene võiks oma näonahaga teha, et see näonahk peaks tänamikku? Kreemitamine, niisutamine on põhiline ja ei pea selleks olema 5 sotimehi kreem. Okay. Lihtsalt niisuta kreem, sest tegelikult see naha niiskus hakkab meil juba vaikselt 40+ ja siis ta aina langeb. Ma olen tundnud seda Just. kisukeid. Ja nahk annabki sulle ise võtku, kui sa tunned seda kisu, paned niisutav kreemi peale. Et isegi ma ütleks, et see niisutav kreem võib panna sama kreemi õhtul hommikul. Ja mul on spetsiaalne, et hommikul mul on see, õhtul mul on see ja öösel läppen lõssan veel 3. Ei, sul juba kõige olulisem on niisutus. Kui nahk on niisutatud, siis ta näeb parem välja, oluliselt. Karin, mina mäletan kuskilt noorusest, et oli niimoodi, et talvekreemid olid natuke rasvasemad ja suvekreemid olid natuke vähem rasvaseks. See kehtib siiani? Noh, tegelikult on endiselt olemas, aga pigem ikkagi võetakse tänapäeval näonaha järgi, kui sul on kuiv nahk, natuke rasvasem on ja kui sul on normaalne selline tavaline nahk on ja siis on see kergem kreem. Minul on vist natuke rasvasem on ju? No mina sõnatud sidrukortse ju. Ma räägin, näe, midagi mul hästi on ju. Absoluutselt. Nii tore. Et kui on kuiv, siis ta on kohe niisugune pergament kohe ja rasvane, siis on ikka ilus pingul kohe. Ja kõhnaks ma ka ei tohi saada? Ei, absoluutselt mitte. Seda viga ära küll tee. Kisub ja. Siis on jamasti. Näed, keha positiivsus on meie podcastis sõna. Niimoodi hoida edasi. Süüa sisivesikuid. Jah, just. Ja olla. Nii, kui me räägime näo puhastamisest, väljas tuleb ka tolmu ja suvel vahest tunned, kõik on teadselt. Ma küsin kohe ära, kas vett võib panna, kas seepi tohib panna, kas käega peab pesema või svammiga? Ma tulen hoian Karinit kinni. Ära ei minesta. Karin, ära minesta, ta küsis praegu, et kas nägu tohib. Tuli naine Raplast ja küsis, kas vett tohib panna, kas seepi tohib panna ja kas peab svammiga pesema või käega või millega? Ma ei tea, mina pesen kätega, mulle väga meeldib. Just see oma käe, pesen käed ära on ju ja siis näo kallale. Ja seep ei ole üldse nii hull, kui arvatakse. Et jah, ta võib mõnel tundlikuma naha või inimesel võtta naha kiskuma on ju, see tähendabki, et ta on ju, ta ei ole mõeldud sellest, ta on keha pesemiseks mõeldud. Aga ma austus ise ka mõnikord patustanud ja seebiga pesnud on ju. No ideaalne oleks, kui sul oleks mingi keel, näopesukeel ja sellega pesed kõik maha. Täpselt ongi see, nagu sa ütlesid, et meik ei pea olemagi, et sul on see tolm ja ama, mis meil siin lendib on ja lihtsalt õhtul pesed ära. Super. Ja siis panen kreemi ja lähen magama. Jah. Kitsa, kui lihtne. No mul hakkas juba meeldima, võib-olla ma isegi nüüd hakkan tegema niimoodi, kui nii vähe on teha, siis on ju üsna tore. Jaa, aga lihtsalt ongi tegelikult see, millele võiks nagu kindlaks jääda, see kindlalt ikkagi teed õhtul see näo. Ja ei lähe musta ja meigiga üldse ei tohi ju minna makkama, ei, see on jama. Siis tuleb politsei. Ja see ei ole hea mõte, okei. Nii, ja nüüd kui me räägime meikimisest, meie oleme podcasti teinud 17 osa ja kõik need osad on läinud niimoodi, et me oleme kodus ise nikerdanud. Ma võin öelda sulle, mis mu kosmeetikakotis on, mul ei ole väga palju asju seal, mul on mingisugune siukene kreem, mis muidu on valge, aga kui näo peale läheb, seda muudab tooni, oled kuulnud mingit üks kreemi? Jaa, ütlustub su näonaha. Ja seal sees on nagu väiksed mikrokapslid, mis suranduvad nahaga kokku puutudes ja lähevad sinu naha värvi. Vot siuke süsteem. Väga põne, mina läksin reklaami ohriks ja ma proovisin seda ja mulle täitsa meeldib. Siis on mul laovärv, siis on mul lipsatuss, mul on mingisugune siukene, mis teeb seda, kujundab seda näo. Mis asi pruun, tõmba mingi siia ja tõmban siia natuke, siis panen põsepuna, huulepulk
ja ongi kõik, sest kulmud on mul natuke tätoveeritud, on ju, kunagi läksin ka julgeks ja tegin, väga hea, ei pea üldse värvima kulme. Ja mul on mingi lainer ka kunagi. Ärkad hommikul juba nägu peas ju. Ma räägin, me oleme kohe Kirstiga ilusad hommikul. Meil ei ole mingi probleemi. Mis sa räägid, ei ole asja, ise loeb mul ette. Lauver, rühvetuus, kontuur, puna. Kõik asjad on sul olemas ju. Nojah, ja nendega ma siis olen siiamaani hakkama saan. Ehk siis minu meik on hästi tagasihoidlik. Ma nagu ja peomeiki ma ei oska üldse teha. Ma käin ühe sama meigiga podcastis ja peol kagu vaja, peol käin küll harva. Aga see on väga okei ju. Aga jah, et kui ma vaatan sind praegu, siis sa oled nii kaunis ja ma tean, sa oled professionaal ja sa näed väga loomulik välja, just see. Aga mina jah ei oska muud moodi, et võib-olla sa siis õpetad, et mismoodi siis oleks ilus teha, et see nägu ei näeks välja siukene, et on üle punnitatud. Jaa, kõige olulisem ongi tegelikult see, et üle ei pane, et eriti, ütleme, 40+ hakkab see pihta, et see on ikka õudne, mida vahest on näha, et noh. Ja ma olen ka näinud. Ja siis vabandust nüüd kõigi ees, kes kunstriipsmeid kasutavad, eks ole, väga kena muidu on kõik, kui ei ole, siis tulebki panna. Aga kukla taha ja pärlid on otsas ja siis on poes kuskil Selveris järjekorras stressidega, siis mõtled küll, et okei. Aga see on minu arvamus. Minu ka, aga on neid, kelle meeldib. Ja siis tulebki kanda. Täpselt. Aga mis on? Number 1 ongi nahaniisutus, kui see on sul korralikult. Siis on see meik ka nagu värskem seal peal on ju, te ei hakka kuidagi tükkima sul on ju. Ja kindlasti, mis on siis out, on paksud kihid näo peal on ju. Et tahaks, et näeks siis siuke loomulik välja. Ja hästi kihid on ju. Ja mis veel, et kui on mingid kortsukesed kuskil, et neid esile ei tood on ju. Et see on ka... Vist ikka midagi natuke on siin ka ju, eks ole? Ei, vähe, jah. Ja, aga ma pean nüüd kiitma oma klassiõde, kes ütles mulle kunagi, ma pean silmaümbruse kreemi kasutama, ma arvan, et sellepärast ei olegi mulle kortsusid siin. Ma arvan, et see kreem tegi, rohkem seda kreemi praegu ei ole, ma pean uue ostma. Aga võib-olla ostan, ma ei tea, praegu ei tea. Aga jah, ühesõnaga, ma olen seda ka aru saanud, kunagi ma kasutasin mingit sukst paksemad puuderkreeh. Jaa. See oli kole. No kõige hullem on see, kui sa silma alla veel paned. Täitsa, et kohe pluss 10 aastat. Vähemalt, jah. Et seda ei tee on ju. Ei. Aga mis sa muidu sinna silma alla paned, sa paned seda oma, seda sama panedki valget, jah? Tead sa, ja mul on mingisuguse eleasi ka see, kuidas seda nimetakse? Heitekreem, konsiiler. Konsiiler äkki või? Mis on sul varustus? See on tütar. Mul on vaata 30+ tütar, kes on mind õpetanud, ega tema oskab neid asju. Ta tuleb koju, siis ma käib külas mul aeg-ajalt, ta elab kaugel on. Ja siis ta eelmine ka tuli ja ütles, et näed, see on selle jaoks. Mul selline on nagu mõmmi abits. Aga mina ju ei tea. Ma ei käi poodidesse, ma ei oska, ma ei julge minna, ma ei julge isegi kaubama ilumaailma minna, sest iga kord vaadatakse mind tükse näoga, et ma ei julge aadki öelda. Mul tuli tütrest praegu ka üks hea küsimus meelde. Mul on samasugune 30-aastane tütar on ju, ja ta pidi mulle just loengu, oli mul külas ja ütles, et Eva, vaata, mis õues paistab, mis tuleb lisada oma täpselt rutiini. Ja siis me vaidlesime, mina ütlesin, no mul on ju siin mingid SPF-i ja mingid asjad, ja ka talvel. Õige. No vot, ja nüüd eriti on ju. Minu laps kogu aeg ütleb seda, et ema... Ikka targad meil. Tervitusi meie tarkadele lastele, kes oskavad öelda, et ema kaitseks oma nahka. On ju, räägime sellest. Ja, SPF on tegelikult ülioluline ja väga õige tähelepanek, et kohe, kui päike hakkab piiluma, isegi kui ta ei piilu, aga see UV-kiigus tuleb ka läbi meil on ju, siis ei aita, kui ta on sul mingisuguse jumastustoote sees. Sa vaatad, mul polegi vaja panna, ainult seda natuke. Tegelt ikkagi 50 SPF näole. Mätsid selle hommikul peale, siis läheb kõik üle või ei lähe midagi, on ju. Aga see eraldi nagu 50, sest päike on ikka mega tugev. Ma olen sellest aru saanud, jah? No ta on ilus, kui oled jumekas, aga nii palju kui võimalik ikkagi panna see peale ja... Jah, sest ega see nahavähi asi on ikka jama, on ju. No see on väga jama, jah. Kui ta juba käes on, siis on jämasti, et pigem ennetada ja panna seda peale endale. See tegelikult ei ole nii suur asi ju. Jah, aga ei õige, ma tean ja mu laps kogu aeg küsib mu käest, kas ma teen seda, aga ma alati ütlen, et ja no siis ta vaatab nüüd sükse, ta ei usu. Ega ta ei usu, jah, ta teab küll. Ta teab mingi 30+ aastat. Ja okei. Ja no kael ka, sest kui sa juba paned, siis kaelale ka kindlasti. Sest see on meil ka, vaata, minul on üks kole assi, et nagu nöör kunagi ümber kaela on, vaata. Ma ei tea, kus see tuli. See on ammu ilma ja kui ma päikestatan, siis see jääb valge, sest et ma kuidagi võtan... No sa oled normaalses asega, see niimoodi ei ole, sest kohe... Ei, see on normaalne. No see on nüüd see vanaduse korts on ju. On või? Ütle nüüd spetsialist. See ei ole vanaduse korts, ma nii ei ütleks ikka. Aga täpselt sükse koha peal, kui tunnen nagu... Vabandust, väga... Nooruse korts, jah. Nooruse korts, nimetame ümber. Nooruse korts. Nooruse korts, mis ei päevitu. Jah.
on ju Jah. aga ei, tegelikult jah, 50 SPF täitsa õige, Kirsti, ja siia ka, on ju. Natuke on alati meil siit midagi, on ju. Ja täna mul on korralikud riides, ma käisin ühes kohas tööl, kus ma pidin väga konservatiivne olema, siis ma panin endale kaelani kinni, et kõik oleks ilus ja tore. Okei, hakkame siis pihta. Hakkame? Just nii. Küsida, et millal me mätsima teda hakkame. Millal me ilusaks? Hakkame mätsima. Nii, meil on siin väga ilus selline lõuend, on ju, hästi selline jumekas. Mis me näeme siin, pisikesed, võib-olla punakesed, osakesed, ja me tahaks selle ära ühtlustada, on ju. Me ei taha mingit maski siia peale teha, me tahame võib-olla mingid väiksed punased täpsed peitu panna. Selleks on mitmeid võimalusi. Sina ütlesid, sul on see valge kreem, mis siis läheb kõik ühte värvi, on ju. Kas ta on sinu jaoks paraja tooniga? Või kuidas sa pärisid selle tooni üldse? Ostsin ära ja vaatasin, kas sobib. Ja kuidagi nagu läks, jah. Aga nüüd selle pruunile nahale ma ei ole seda pannud, sest ta ikka vist on natuke ele. Vaata, talvel ta sobib mulle väga hästi, on ju. Aga nüüd, kui ma paneks teda nüüd suvel, siis ta tõmbaks nüüd täitsa nagu selle jume maha, on ju. No sa oled jah, praegu ikka korralikult siin saanud. Tegelikult ei just tohtinud nii palju, ma tean, ma ei julge mu lapsele, ma ei julge taga isegi videokõnet teha, seepärast, et ta näeb, kui pruun ma olen, siis ta hakkab riidlema. Nii, praegu ma võtan nüüd täna, mis meil siin on, meil on bränd nimega Pune, mis siis pärit Hollandi jumestuskunstniku poolt loodud bränd. Et on selles mõttes tore, et selle on loonud jumestuskunstnikud tooted sellised, mida nad tahaks ise kasutada, aga samas, et ka oleks nagu tavainimesele kasutada. Aga hinnakvaliteedi suhtega, sobib alergikutele, aga pärtab näeval nii palju tundlikkust, eks ole. Kusjuures minul ka mingid asjad on ju see sobi. Et siis nad on ise välja öelnud, et võib panna näiteks peale iluoppiga näo peale. Nii puhtad. Nii, mis ma siis teen? Ma natsa praegu võtan seda punetust maha, et ma lähen siia kõige punasema koha peale ja tupsutan. Peab meeles pidama, et kõik liigutused võiksid olla siuksed tups-tups. See väga kaamilik, on ju. Et tups-tups. Mitte nühkima jõuga. Ei ole vaja meil, on ju. Tups-tups niimoodi, on ju, nagu vanasti tehti, eks ole, puutvi-tupsukkas nii. Vaat meie teeme praegu sama. Hästi kergelt tups-tups. Ja ma ei panegi seda sulle üle näo, sest ma näen, et seda ei ole vaja. Ma võtan ainult selle punetuse siit ära, on ju. Kas see on mingi kapilaarid või asjad, mis võivad seal ka olla? Jah, just. Kapilaarid ka. Ja ega ütleme ausalt, jah, päike teeb nad ainult hullemaks. No tean, jah. Mina suren kortsus ja koleda vanamutina kunagi kahjuks küll nii on, aga minust jääb vähemalt hea mälestus. Ma arvan, hea inimene olen, sisemine ilu on ka ilu. Absoluutselt. Ma ütleks ikkagi, sisemine ilu on olulisem. Ja, aga see ei paista välja, vaata. Kui me nüüd võrdleme. Seda peab nagu näitama. On ju, kõik, kes suga kaks sõna räägivad, saavad juba aru. No, aitäh. On ju. Nii tore. Nii, näete nüüd, mis juhtub, on ju. Siin punetus läheb feitu. Toon jääb samaks, on ju, ma ei võta midagi. Ruva on parem. Ei tee kahvatuks, aga võtan natukene punased maha ja õige vähe tupsutan siis lihtsalt. Ei pea mingit kihte panema, on ju. Et oluline on tegelikult see, jah, et ei paneks üle. Inimesed armastavad kõiki asju liiga palju panna. Natukene tšüt-tšüt ja juba on hästi. Et just täpselt, ma ütlen alati, et see on eriti 40+ alates, aga tegelikult noored ka ei ole vaja mütsida ennast nagu liiga paksult kokku, on ju. Eriti noored, neil on kõik, mis neil veel on ju. Kõik ilus nahk ja kõik, on ju. Ja tegelikult juhtus üks lugu, et mul tütaraks üks ütleb, ma tahan mingit botoksi tegema, see 30+ on ju. See oota nüüd seda asja, sa jõuad. Tänapäeva maailma. Mingit, ma ei tea, suujoont oli vaja või ma ei tea, mis oli vaja. Panen natuke silma peale ka. Nii, ja vaatasin, küsisin, et mis silma alla paned, on ju. Ja panen ka sulle natuke peitekreemi. Siis seepärast ma küsisin, kas te silma asja, et vaata, et ütleme need jumestuskreemid ja BB7 tekstuur on ikka veits teine. Et teinekord, kui meil on siin silma all mingi värvi erinevus, natuke sinatust või midagi, siis ta ei kata ära. Tore on, kui sul on mingi siuke asi, mul umbes on see firma. Ja, just. Vahet ei ole, mis firma. Et lihtsalt oluline on, et sul on see toode, mis käib siis nagu on mõeldud silmaalused peitma. Siis see silmaale nahk on meil ju eriti õhuke. See on niisugune 40+ korda õhem kui ülejäänud nahk on, et ta on väga õhuke. Ja kui seal on mingi paks kiht, no siis on kohe kole. Ja ta hakkab kipitama, ma olen aru saanud tundlik ka ju, ega sa ei saa sinna igast asju panna. Ma ei mäleta, mida ma kuskil mingi suvalise kreemi ükskord panin ja vesi jooksis ja ta hakkas kipitama lihtsalt ja sellega on sama tegelikult, et sellega on ka meil interneti videosid täis, kus me näeme, kus tehakse hullud ja siis hakkab siin tupsutama. Tegelikult on ülivähe vaja. Jälle täpselt sama, et kui me vaatame peeglisse, näed siin on, näitame kaamera poole korra, siis meil see mure koht on natuke siin on vavi, on ju. Tegelikult me tahame nagu seda siit peitu panna, et see oleks vähem nähtav. Kohe, kui see on juba ära, ülejäänud on ju, see on natuke siuke, kus on vari lihtsalt, eks ole. Selle tahame ära peita.
jah, on jah, seal on ka mõlemal pool natukene. Just. Ja see on normaalne, siit ongi see, kus sa varimil on mul endal samamoodi. Panengi vaat selle kõige selle koha peale, kus on see kõige sinetuskoht on ja liigun, seda võib vabalt näpuga teha, on näpusoojus alati endal väga hea. Ja liigun alt ülesse. Et see tundub ka hästi paljudele nagu segane, et miks sa nagu ei pane siia, aga probleem on ju siin, et siia läheb siis kõige rohkem, on selle varju peale. Nüüd natukene panen siia ka, kus meil on tavaliselt sinakas koht, vot see koht, sul ei olegi väga näha, sul on nii ilus jume praegu, aga muidugi tavalisel eestlasel me oleme ju sinised. No talvel on jah. Oodake, kui minuni jõuab. Siis näed siit ka kohe panema, niimoodi jääb ilus värske on ja. Ja siis ma alati panen ühe sutsaka siia lõppu ka. Et süka värske silm tuleb siit, et mitte midagi rasket ei ole vaja, kõik oleks hästi puhas. Nüüd ma tean, miks seda pintsit mul vaja on kodus. Mul on neid hästi suur hunnik iga, ma olen ostnud neid, aga ma ei tea, mis nendega tegema peab. Jaa, võib pintsliga, aga samas võib ka nagu näpuga panna. Oma näpu soojus on alati. Me ei umesta, et alati ei lähe kõendile näpuga, aga oleneb on ja. Kui niisugune tore, siis ma tunnen, ma võin sul natukene siin näpuga tupsat, sa ei pahanda. Aga kõik prouad ei ole sellised. Nii tahavad näpuga. Kuidas sinuga on? Mind võib ka näpuga. Võin katsuda. Meil on väikki ei lähe ja no, edasi, kui sa vaatad, siis sa näed, et see pool on paarim silma naluna. See on natuke noorem pool. Aga hästi vähe. See ongi see, nagu see reegel, et ei ole mingit ülemukkimist. Siis me teeme just vanaks ennast vastupidi. Ja. Panem teisele ka. Paneme siis jah. Muidu pool nägu on 10 aastat noore. Kunagi oli üks hästi lahe intervjuu oli. Ma ei mäleta, see oli mingi kalli Prantsuse mingi kreemil mingi firma, siuke nagu reklaam, mis seal siis oli ja siis küsiti, oli nahaarst, oli siuke Monsieur, ägeda nimega ja siis küsiti ta käest ikka seal ja pinniti teda ja siis Monsieur ütles lõpuks välja sellise asja, et no olgem nüüd ausad, et lõppkokkuvõttes vahe on lihtsalt selles, et niisutama peab, kuna niisutatud vananahk näeb parem välja kui kuiv. Täpselt, nii on. Aga nii ongi, täpselt, ma olen täpselt sama asjani jõudsime, on ju. Et vananeme me niikuinii, sellest me ei pääse keegi. Gravitatsioon töötab, mitte midagi ei ole teha, tõmbab. Aga kui sa oled niisutatud, siis sa näed sükene kohe niisugune mahjasem välja. Ei no hea, ta kisub ju ka, eriti suvel tuleb kuskilt eest välja, siis on ju tunnetades, eks ole ju. Mis ma nüüd tegin, ma panin nüüd natukene siia põsesarna peale nii-öelda siis sellist kontuuri, nagu sa enne ma ütlesin, sul on ka kodus olemas, on ju. Ja siis, mis see siis on see point on selles, et me vaatame, kus meil sarnaluu tuleb, siis tahaks justkui siia panna, aga tegelikult paneme gramm üles poole, vot see tekitab selle liftingu nagu, et ups, üles on ju. Mitte siia, vaid siia. Just, sa tood ta ise selle sarna üles poole, sest kui sa nüüd paned ta siia, kus sa tahaks panna, kus sarnaluu tuleb, siis sa teed siia varju ja sa nagu langetad seda. On ju, aga kui sa paned ta natuke üles, kohe läheb on ju, teisel poole ka natukene. Näpuga, kui teil on kreemiad tooted, niuksed on täna igasuguseid, siis tundub juba pruun on jah, aga ma hajutan ta nagu näo peale ära, et see ei jää niimoodi. Pane mulle korraks siia seda, ma tahan näha. No jah, hästi. Ja seda saab nagu ära hajutada niimoodi, et ma saan sulga. Kui sa pulka vaatad, siis mõtled, et kuhu sa paned selle on ju. Aga vaat see on siuke multifunktsionaalne, et ta saab nagu vähem natuke paned ja praegu ma saan kasutada natukene rohkem, sest meil on selline nahavärv on ju. Et sinu peal Kirsti, ma saan ka seda kasutada, ma pärast näita. Aga panen natukene vähem. Näed, juba on see nägu meil selline päris nagu hästi on, et ei ole midagi siukest, mis minu arust läks nagu palju paremaks värskeks, aga samas sa ei tunne ennast kuidagi ebamugavalt, et sa oleks mingi meeletu kiht peal on ja tuksutan teda natukene siia otsvikule ka, lihtsalt jääks selline naturaalne pigem selline on ja. Ma olen niisugune, vahest vaatan Instagramis. Ma võin teile öelda, kallid vaatajad ja kuulajad, ärge tehke Instagrami järgi ühtegi kooki ega mitte midagi, sest need ei õnnestu nii, nagu nemad seal teevad. Ma olen proovinud. Aga seal on neid meigi professionaale ka ja no jumala eest igaüks näitab erineva kolmnurki asju, kui nad tõmbavad mingit triipi asju, ma ei ole kunagi järgi proovinud, aga kui ma vaatan neid, siis mõtlen, et
ei saa, noh. ja vot seal ongi, mis ma just enne mõtlesin ka selle concealeriga, et joks pannakse Ja. samamoodi, näokujud, kõik on tegelikult erinevad. No just. Tema teeb enda järgi, Just. aga kina oled hoopis teistsugune, on ju. Räägi. Kuidas siis on ju? Et aga jah, üldjuhul on see, et põsk tuuakse natuke kõrgemale, see annab juba selle inglise keeles väga hea sõna make-up, see tähendab, kõik on ülespoole. Jaa. On ju, et kõik jooned Et kui gravitatsioon tõmbab kõik allapoole, meie siis... teeme üles, jaa, täpselt. Ja nüüd ma panen natukene veel sulle sükest roosakat põsepuna, mis alati annab värskust, kuhu tema siis käib, on ju. Jaa. Kus sa paneksid selle? No kuskile nüüd tänapäeval pannakse äkki siia lausa või niimoodi kohe... Sa vaatad peeglisse ja vaata, kus sul see silmaildis algab. Siit lähedki nagu ja lähed ülespoole, jälle up. Sa lähed siit üles, et ta läheb siia natukene peale. Miks ma panen sükest roosat? Sest roosa annab sellise värske, nagu oleksid õues olnud, ladva õun natukene. Ja, tuled õues tuppa, siis on põseb punased. Et lihtsalt paneme siia tups-tups jälle, nagu ma ütlesin, et kõik käib nagu pehmelt. Ja juba tuleb, näed, olegi siin midagi rohkem väga vaja, sinul on olemas ka silmalainer kohe, värvid ripsmed ära ja voila, on ju. Natuke huule peale midagi. Ja tegelikult täitsa... No ongi kõik, on ju. Teire ladva õun nüüd siia me vaatame. No on ju juba 10 aastat läinud, ei ole või? On ikka. No on minu arust ka. 8,5 kohe kindlalt. Nii, nüüd ma teen siukse trikki, et ma panen hästi õrnalt seda sama roosakat sulle siia laugude peale. Ja, tundub imelik, eks? Aga teema on siis selles, ega asjata ei öelda see, teate küll seda lauset, mida vanem eit? Seda roosankleit. Nii. Et sellel on tegelikult tõepõhi selles mõttes all, et roosa noorendab. Et kui ka teatris tehakse näiteks, peab tegema nooremaks inimese, kasutatakse väga palju roosakat alatooni, sest ta teeb sellise värske ilme annab, on ju. Ja et ta võib julgelt. Hästi natukene, juba teeb nagu värskeks selle pilgu, on ju. Pluss ta toob su silmavärvi väga ilusti esile, et sul on natuke rohelist viskab, on ju. Siis ta nagu toob selle rohelise rohkem esile. Nii, kellel rohelised silmad? Roosa? Roosa, virsik, vaat siuksed asjad on, mis teevad, et ta on tagasihoidlik natukene, aga jälle. Ja jälle ei võta mitte mingisugust tohutu kopatäie ja ei õõru sinna, vaid tupsutame natukene. Värime lipsnud ka ära, on ju. Joo, kuule, kui ma juba siia tulin. No nii. On ju. Paneme huule peale ka natuke midagi. No paneme. Aga mis see muidu, kui sa paned huule peale, sulle meeldib rohkem läige või sulle meeldib nagu huulepulk või? Mul läiget olen pannud, mul on olnud mingisugune, aga mulle meeldib ka siuksuga virsiku värvi või midagi siukest olen pannud. Sul õigel teel täitsa. Absoluutselt. Ma olen loomulikult lihtsalt andekas, Kirsti. Absoluutselt. Geniaalne. Mida mina siin üldse tee? Eks ole, sina kinnitad teooriat. Ühesõnaga, oled õigel teel. Võtan ka sulle natuke sellist just, midagi siukest. Ja, niisugust kõiget natukene paneme. Jälle niisugust värsket. Nii, ja nüüd on tegelikult üks nipp teile tüdrukud veel. Mul on kõik tüdrukud. Muidugi oleme tüdrukud. On ju, et kui te nüüd ongi teil täpselt need podcasti filmimise asjad on ju, ja teete meigi ära, siis hakkab jule kiire sebimine on ju, siis on tegelikult hea, et kui me tahame, et see nägu meil kõik maha jookseks on ju, siis peab natukene panema puudrit. Okei. Ma tean, meil seal 40-50, ma ütlen meil on ju, meil on jäänud mingist vanast ajast natukene, minul enam ei ole, sest ma töötan jumestana, aga väga palju ma näen selles vanuses on naisi, kes 0 puuder. See tundub neile see... Mul ei ole koduski seda, ma ei ole julgenud. Just, tundub, et siis on, kui sa selle ka peale paned, no siis on too much on ju. Aga tegelikult tänapäeval on juba need puudrid, ongi mõeldud kinnitamiseks, ehk siis kui me nüüd jätame niimoodi selle, sa lähed ära siit, sammid, sihmid, võib-olla tahad midagi, on vaja veel mingi võtta teha. See leemendab täiesti. No rääkimata menopausist, millest ennem jutt oli. No, see ka veel, aga ütleme, kui seda ka ei oleks, siis isegi ikkagi selle jooksmise asja peale, näe oma rasu hakkab tööle, mis on väga hea. Ja ta lihtsalt hakkab nagu sulama maha, et sa oled varsti laiguline. See on see, mis vanasti ma ütlesin, kuhu see meik kaob. Jah.
et paned nagu juurde ja mingi aja pärast oled läinud . jaa , aga see ongi see naha oma rasv hakkab tööle ja ta lihtsalt sulab ära , onju . kuna nii-öelda nahk on niisugune nakkuv , natuke nagu kreemias tekstuur läks ja me paneme peale ka kreemiat tekstuuri . jaa , siis need kaks omavahel ja ta lihtsalt sõidab minema . okei . ehk siis tuleb panna natukene puudrit , onju . anna kohe näitan . paneme natukene ja ma Paneme. näitan sulle , puudrit saab panna ka niimoodi , et sa ei ole kips nagu onju . siin on mul üks enda lemmik , mis on siis , näete , ta on üks pisikese glow'ga , tal on hästi väike see läige sees . ehk ta ei tõmba sul täiesti matiks , aga ta kinnitab ära ja jätab siukse nahale oma kuma , Jaa, et see jah. ei ole selline noh . ja nüüd ma võtangi , panen need kohad , mis on nagu ütleme , kõige rohkem need hakkavad tavaliselt meil lennutama onju , tavaliselt on see onju , paneme siia , ninakene onju , natukene paneme . ja kui me nüüd teeme seda pintsliga nagu mina , kus on siuke puudripintsel , pintsel annab kõige sellise kergema katvuse . kui sa võtad selle vanakooli puudripadja ja surud , jaa , vot siis on paks katvus . jaa , aga me ei jaa . taha seda onju . me tahame natukene , et hoiaks seda kinni ja nüüd käimegi üle , vot need kohad on veel , mis alati on nagu mängivad onju . ja näed , ma panen , aga ta ei tee seda , ei võta sul täitsa nagu seda läiget ära , ta jätab naale siukse ilusa oma kuma alles . et see on minu üks lemmik nendest puudritest , et ta on niivõrd selline loomulik jääv . sa ei panegi mujale näiteks siia nagu ei , ma panen nendele kohtade peale , mis Jaa. hakkaksid maha jooksma sulle onju . põhimõtteliselt niimoodi ette siia niimoodi . ei , kõige need kohad . T-täht oli jah kunagi , jah . põhimõtteliselt T-tsoon onju . jah , ja natuke need ka , et siis ta on siuke loomulik , onju . me saame loomulikult , võime üle näo panna , aga sul ei ole vajadust selleks . et ma panengi need kohad , et oleks natukene võtaks seda nii-öelda rasu kinni , onju , aga ei teeks täitsa selliseks noh , värvituks onju . noh , nii , no nii , õuakesele ka ja voilà , oleme valmis onju . absoluutselt , absoluutselt . onju . ma olen väga rahul sellega ja see ongi täpselt niisugune , ma võin sellega minna tööle , ma võin sellega minna lindistama igale poole Jah. . lihtsalt kohvikusse . ja ma näen loomulik välja . just täpselt , et see ongi see , loomulikult , kui sa tahad õhtul minna teinekord , saab natuke silmale anda Jaa, jaa, tooni juurde , jaa. aga praegu me teeme siukse kiire , noh , on vaja kuskil . Kirstikene , kas sina tahad ka ilusaks saada ? tahaks ka ilusaks aga sinul on palju rohkem mustasi , ma ütlen sulle , tead . just öelda , et mul läheb ilmselgelt tund ja punaseid on ka palju rohkem , kõike on nagu rohkem . aitäh . aitäh . Kirsti , sinu kord . no tere , Kirsti . kas ma julgen prillid ära võtta nüüd või ? peab vist ? võta . tadaa ! prille värvida . ei , ma mõtlesin , et sul on väga palju tööd täna . selleks ma siin kuulasin kõrvalt , kui sa Urmele panid natukene punast ära ja siis oli musta ja sinist ja mis kõik , mul on kõik need värvid olemas ja mul on veel rohkem . et sa saad nüüd 2 käega võid hakata vehkima . ja minu arust on kõik väga hästi . eks ole ? teeme veel paremaks . no täpselt nii ongi ja . ma vaatan praegu tegelikult su nägu on päris niisutatud , ma kergelt tupsutan mõned kohad üle , kus on seda rasu rohkem onju . sul on nüüd nii halvasti , me peame kahekesi siin toimetama . 2 käega mõlemad . 2 käega , mõlema 4 käega . nagu ja . nii , lihtsalt need , mis on natukene rohkem läigivad . aga tegelikult ma sinuga jälgin selles mõttes sama reeglit , mida Urmega , jah , et ikkagi need kohad , mis meil välja rohkem siit tulevad , ma neile ka panen üle Jaa. nägu , kus ei ole suuri selliseid niisuguseid asju , mida peaks värjama , ma ei näe mõtet sinna laduda mingit mõtet nagu Okei. kihti onju . ja . nüüd me näeme sinu puhul seda , et silmaalused on natukene rohkem , eks ole , teist värvi , Jaa. nagu mul on ka tegelikult , Jaa. praegu on peidus ja prillid on ka ees . Aa, sobib jaa, siia jaa, jaa, niimoodi , lappes päev on , pane prillid ette . eriti ma armastan päikseprille kanda . ja siis on nagu jah , kõik parasti . nii , aga me alustame tegelikult sellest , et nagu Urmel ma panin ka , ma panin silmakeste peale natuke , miks me paneme laugudele ka , isegi kui me ei plaani silmi värvida , onju . siis vaata , laug on ka selline , ta on nagu niisugune rasune natuke , ta on niisugune laiguline , et kui me ilusti näo teeme selliseks portselaniks ja laug jääb ilma millegita , et siis ta nagu karjub see välja Jaa. . et alati , kui me paneme siis näo peale , nagu sa siin tegid oma Mitsi. Jaa, seguseitse. just , et siis peaksid seda tupsutama ka laugude peale . jaa . natukene niimoodi näpuga panedki Okei. täpselt niimoodi , vot see osa paned ka , et ta jääb ühtlasem Jaa. lihtsalt , isegi kui sa vist isegi panen , kui ma praegu mõtlen see . tuleb võib-olla automaatselt niimoodi , et sa nagu ei kontrolli , ei mõtle selle peale , teedki lihtsalt ära , onju . jaa . et aga paljud ei pane ja siis ongi , et nägu on selline päris ilus siuke , kõik on noh , lihtsalt tead , ma kindlalt panen selleks , vahest jääb siia sihuke triip . selle järgi võib oletada , et ma olen ikkagi kas liiga palju või liiga vähe ? tõenäoliselt liiga palju on ju , et . no nii , aga
hakkame siis tegema. no hakka või? Täpselt sama tegelikult, mis Urmega on ju. Just üks hommiku, eile hommiku vist oli, andis mulle bussi hommikul ja siis jäi mind siukse laia naeratusega vaatama ja Issand, ma ei saanud nägi kohe ära. aru ja siis ma kukkusin karjuma, et prillid peast ära. kas sa tööle ei pea minema? Ja ma ei saanud kohe aru, miks ta nii laialt naeratab. Vastupidi, talle meeldis see pilt, mis ta Muidugi, nägi. ma olen täiesti No, veendunud. muidugi. Peab meeldima, ise ütles, et tahan. kuna ta ise ütles jah. Ja. Ma olin seal, kui ta ütles No jah. vot. Ma olin suu pulmas, ma ei tea. Kuulge, aga rääkige tegelikult sellest, et kuidas te üldse jõudsite selle asjani, mis me siin praegu teeme? On ju, podcasti. Jah, Issand, kui hea. Tahad rääkida, Urme? Ma räägin alguses, sa räägid pärast. No räägi, oma versioonid või? Erinevad versioonid. Mina teatavasti läksin ju 53. esimest korda ülikooli ja seal oli 2, õigemini 3 sellist ainet, üks oli teenuse disain, nii-öelda, kuidas teenuseid jälgida ja teha, no sotsiaaltöös küll, aga ikkagi noh, ma hakkasin jälgima järsku asju, ma sain aru, et oot-oot, midagi on kuskilt puudu, kuskilt on üle. Siis oli ettevõtlus, kuhu ma läksin ju selle teadmisega, et ma ei tea ettevõtlusest mitte midagi, aga õppejõud oli niivõrd hästi andis seda ainet, et mul hakkas huvitama. Ja 3. on muidugi sotsiaaltöö üldse ja kõik see. Ja järsku plahvatasin mina, et aga 50+ inimestel ei olegi mitte midagi. Et on kõigile teistele, noortele on, meeste mingi klubi on kuskil, ma olen kuulnud. Spordihuvilistel kõik, aga 50+ ei ole. Ja väga tihti ma hakkasin rääkima ka oma sõpradega, et mis te teete? No, mis te plaanid on? Kõik plaanisid kohe pensionile minna. Ma ütlesin, teate, teil on 14 aastat aega. Ei oota, mõni ootab ikka surma ka ära. No ja surma ootavad ka. Ja minul tekkis siis mõte, et mina tahan teha podcasti. Ja mina jooksin selle jutuga Kirsti juurde, nüüd sa võid jätkata. Kuule jah, ja vaata, mina olen ju selline inimene, et kui keegi ikka väga laheda idee ja jutuga tuleb, siis mina ütlesin, davai, teeme kohe ära, et muidu läheb vaimustus mööda ja noh, hakkasin siis veel, ma ei tea, ette valmistama ja mõtlema ja plaani pidama ja me siis tegime kohe, noh, enam-vähem hakkasime kohe tegema. Üks läks ämbrisse. Jah, või 2 või? Siis ühele ei tulnud üldse häält ühel osal. No natuke jälle läks niimoodi. Aga põhimõtteliselt oligi, et me augustis nagu hakkasime sellest rääkima ja meil tuli oktoobris tuli ju tegelikult esimene osa tuli välja, on ju. Ja me oleme nagu täiesti vaimustuses olnud sellest, ka hästi meid on nagu vastu võetud, kui palju meid on kuulatud ja jälgitud ja nagu Eesti publikule suured tänud kõikidele, et nagu ülilihtne on olnud. Pinud IT-d selle käigus. Üliäge, kaua tunnete üksteist? No mõned aastad koolist. Siis tegelikult oli, esimeses me ei olnud koos, me hakkasime keskkoolis kokku, aga noh, siis 16. Umbes sellest ajast, jah. Üleeile, jah. 20 aastat. Kõlab täpselt niimoodi. Tead, mis ma nüüd võtsin? No? Ma siin huulepulka. Aga me oleme alles tegelikult põhja juures, on ju. Sa arvad, mis ma teen sellega? Ma ei tea. Ei pane huule peale. Kus sa paned mulle silma alla või? Tõsimeeli või? Issand, kui kaval. No sa oled siis ka väga mustade silmahallustega. No mul ongi, aga mul on päriselt ka vaata nüüd selle nurga alt, ma näitan kohe, vaata kui mustad nad on, kui sa keerad, vaata praegu paistab valgust peale, aga kui sa nii teed, mul ongi väga sõmedad. Tead, minul on tegelikult sama asi, on ju. Ja mis ma siis teen, ma kasutan ise ka, ma teen. Et sa võid panna, jumastajatel on tavaliselt, kui teate, võib-olla näinud värvilised korrektorid, oranž, rohket ja lida, on ju. Et no põhimõtteliselt sama asi, et me neutraliseerime seda tumedat ennem, kui me paneme sinna selle peitekreemi. Sest peitekreem võib jääda natuke lahjaks, ta võib veel rohkem hallikaks selle teha. Paneme natukene seda oranžikat sinna alla, võtame kavalalt huulepulga, ei pea olema mingi megakorrektor seal on ja sama, mis läheb siia, võtta sinna on ju. Ja võtadki seda, täitsa niimoodi näpuga võid võtta. Tupsutad natukene, võid täitsa lahti hoida silma. Siis sa näed ka, panen täitsa algul jääbki niuke natukene oranžikas meil siin. Et minul tehti valgeks silmaalus, et sul tehakse punaseks. Sul tehakse punaseks, jah. Just me võime Lätti suga koos minna. Punavalge tiim. Mõtleme veel midagi välja, kus saab ära kasutada. Aga jaa, näed,
tundub nagu veider onju, aga nüüd ma võtan näiteks, ma võtan seda sinu sama, proovime seda, mis sinu on. jah, sul on udupeen kotis. udupeen ise ei kasutagi. udupeen, sealt tuleb midagi välja ka või? tuleb. oi, juba tuli. nii, võtan, näed, aga ma teen täpselt samamoodi nagu Urmel. sa tegidki pintsliga praegu. siia ja võtsin oma pintsli peale lihtsalt onju. kui on sinu toode, siis ta võib ka tegelikult otse panna, vaata täpsu siia. ja mäletan, me panime siia kõige sügavamale, enne kui see oli ja lõppu ka. Suks. nii. ja nüüd, vahe on, nüüd hakkan natukene siis onju. Tups. aastad kaovad. aastad ka. sekunditega. parem pool on juba täitsa kombes. 30-ndatesse. 30-ndates jah. vasak kisub veel kuhugile. 50-ndas on 30. Eesti muuseum tagant on, mis asi? Gümnaasium. mul ei ole tagant ka, mul on ikka, mis see siis on, raamatukogu. kuule, suur vahe tuleb küll siis. Ta võtab ära jah, et kui me nüüd pannaksime ainult selle sinu heleda, mis sul on, onju, siis ta oleks niisugune hallikas natuke. Tead, ma vist sellepärast ei kasutagi teda. Ma arvan, et mul ei kasutuseks, mul on täpselt see tunne, et kui ma teda panen ja siis ma panen teda tõenäoliselt võt nagu niimoodi siia kuhugi veel. Urme mind tunneb, ma umbes nii teen ka. Vastupidi panda on ja mitte mustad, aga ja siis ma nagu, siis ma panen kõige peale päikseprillid. See on alati, ma ütlen, et prillid on alati turvaline, läheb lappesse, prill ette, kõik on hästi. Nii, teen sama, panen siia ka veits. Ja teeme teise ka, jätame nii. Teeme ikka teise ka, jumal tänatud. Me jaksime juba tegema, no teeme siis. Siis teeme. Kuule, aga räägi, mis sulle sinu töö juures meeldib? Jah. Inimesed. Nii palju toredaid ägedaid inimesi. Aga kes ma oleks arvanud, et teie mulle siia tuleb? Ei, me oleks ise ka arvanud ju. Ega me ei oleks ise ka arvanud, aga nii ta läks, me jõudsime siia. Me oleme ikka mõelnud, mis meie ja me ju ei vaja väga värvimist ja asja ja me saame hakkama ja aga siis, kui ma hakkasin, Kirsti ütles, et kuule, mul on üks tore, seal on kuskil, kus saab minna. Ma ütlesin, tead, lähme vaan. No see on tänu Küllile kõik. On jah, väga tore. Halleluuja Külli. Halleluja Külli. Vahet ei ole Küllile või Tiinale või Tiidule, aga kohal me oleme. Kohal te olete ju. Ja peaks ütlema, et tasust tulla. Tasust tulla. Teil on väga kihvt salong muide, et tundub, et oota, mis te kõike teete siin siis? Teil olid kõik asjad, teil on nii suur salong. Ja meil on kõik, meil on massaaž, meil on kosmeetikes kõik erinevad näohooldused, pediküür, maniküür. Kas te müüte mingisugused nagu päevapakette, et saab tulla kogu päevaks mõnulema? Absoluutselt. Issand, kui terve päeva saab meil veeta, kõige parem hoolitsused üldse. Nagu tuleks lasteaeda, aga tuleb naisteaeda. Tuleb naisteaeda, jah. Appi kui kihvt. Kella ei ole kuskil, unustad ajataju täiesti Nagu kasiinos. Fantastika. Milline atmosfäär, kõik on selline õnus. Appi kui lahe. Sa unustad täiesti ära. Kõige selle muu jamas. Tuled lihtsalt ja oled. Nii vahest vaja. Kuule, ära kiida, varsti hakkame sul kogu aeg siin käi. Mulle sobib. Vaim kohe aja kirja. See kodutee peale ka Tallinnast ju, kui ma tunnen. Raplas. No siit Sipsti keerata. Sipsti. Rapla külje all. Kiili. Sipsti olete kõik väga oodatud ausalt. Teil on Kiilis külla ka. Jõuagi ta juurde. Aga me ka pakume veini siin mõnusat. Kui nenus. Me ikka hoolitseme. Kui armas. Et tulge. Ma just vaatasin, algul kui ma tulin, ma esimene mõte alati, kui kuhugil hakkad minema, et oota, kuidas seal parkida saab. Ja meil on super. Teil oli väga hea. Appiku kihvtil. Suur vahe on kohe vaata seal. Värske on ju. Äkile aastad kaovad. Aastad kaovad. Aega rõõmud jäävad. Nüüd on küll täitsa. Aga nii tuleb meelde kohe. Tuleb ühes suust. Me oleme harjutanud. Kõlas välja umbes. Väga hästi kõlas välja. Kuule, aga see on selle meie turnee nimi. Tegelikult päris hästi. Aga on ju. Ideaalne ju. Me plaanime turneed. Me plaanime jah hakata siin sügisel või võib-olla juba suvel niisugust väikest tuuri minna me täiesti tegema ja praegu me mõtlesime välja oma selle tunnusmuusika. Aega rõõmud jäävad.
aga meik jääb. aga meik jääb. aga see on ju täitsa hea, nagu kui sa mõtled. see on geniaalne praegu, ma räägin, aeg kaob, rõõmud jäävad, et. vaata, ma nüüd panen sulle seda sama tumedat. Tõsimeeli või? Oota, mis sa nüüd temaga, sa panid kõigepealt, võtsid sealt samamoodi, jaa, seda ma nägin täpselt. Sulle ka. Ja mulle panid sama tumedat. Sama tumedat. Mõtlesin, sa teed mulle nina musta. Seda võime ka teha. Mina tavaliselt ikkagi punane. Jaa, seda ta läheb ise. Aga sa paned ka niimoodi lihtsalt sellega nagu. Jaa. Kas sa tead, kui ma praegu vaatan sind, ma arvan, et mul siin kotis seda põsepuna ei olnud, aga mul kuskil on, ma panen mingi 3 korda aastas panen põsepuna ka. Aga ma panen ilmselt, kas ma panen veel siis gramm allapoole teda praegu, kui ma praegu siin vaatan? Vanasti panin, vaataks, sa mäletad, meil on üks klassiõde, kelle tütar on ka meigi kunstnik, aga tema ütles ka lõpus, kui ta meid oli ükskord ära koolitanud. Me käisime reisil koos, ta mind seal koolitas ja siis ta oli öelnud oma emale, et kuule, ta vist midagi õppis, et nüüd on nägu natuke parem. Tervituse! Ma vist toppisin ka kuskile, ma ei tea, kukla taha neid asju on ja siis ta mulle ütles, et ei. Et see asi ei käi niimoodi. No tuleb vaata, see on nüüd see koht, et ma saan aru, kõik inimesed ei saa lubada endale, ma ei tea, 6 korra või ma ei, võib-olla aastas. Aga mine 1 kord ja lase ära seletada, mis sulle sobib, mis on see, kuidas sinu nägu hea välja näeb, on ju, professionaalid. Tihtipeale ongi tegelikult ka see, et noorena midagi ikka kuskil kompada 40 pluss, siis hakkad mõtlema, et ma ei tea, võib-olla ma ei pane üldse. On veel hullem, aga tulete siia. Jah, et nagu mingi update nagu teha on ja iga 10 aasta tagant üle vaadata. Niimoodi 20-aastasena on ju. No mõni teeb, aga siis ei näe väga hea välja on ju. Et mingid nipid ja mis on, et mis just tulevadki, elu läheb. Ja nii palju ikka korra aastas saab endal lubada, on ju? Muidugi, peab lubama. Meie teeme siin ka koolitusi nii noorematele kui vedasi 45 pluss koolitus just ja. Ja, väga kehv. Et saab tulla. Võtta sõrukut kokku, saab üksi tulla, ükskõik. No nüüd panen natukene selle põsepuna palgele. Kas sa panid mulle põsepuna või panid seda? Panin mõlemat. Mõlemat juba jõudsid panna. Mis see põsepunana valisid? Roosa. Ikka roosa. Ikka selline, on ja. Sest vaata, kui sa võtad sellise virsiku, mida tavaliselt tahavad millegi pärast, oranži. Ei, mul ei ole siuke. Minu enda oma on... Ma arvan, et jah, mul on võib-olla pigem sellise, kas mul võib-olla, et mul on nagu tumedam, kui ma mõtlen, äkki ma olen lauvärvi pannud. Seda võib kasutada. Nii imesta üldse sina oskad väga hästi neid. Pead üldse ei ole ka vale lauvärvi. Tekstuurid on ju, selles mõttes ei ole. Terve ka tubli, vastu pidi multifunktsionaalselt kasutada. Nii ühesõnaga, et roosat on ju. Pigem roosat, sellest, et roosa annab selle värsku. See läheb värske välja muuseas. Virsi. Nii, aga ta tahtsid seda kulmu asja ka, et ma panen su näitan sulle, kuidas ma teeks. Näita. Õpi nüüd, jäta kõik meelde. See on see, mida sa praegu kasutad, jah? Üks oli tühi ju. Üks oli tühi, jah. Ei ole, see on nüüd see, mis ei olnud päris, aga nii, tegelikult ongi siis kõigepealt kammid ära natsa. Karvad kammitud. Just nagu sa ütlesid, on ju. Ja nüüd hakkad siit vaikselt tulema sips, aga mitte liiga tugevalt. Näita mulle, mis nurga all ta sul on? Ma praegu on ta täitsa nii. Praegu on nii. Sest ma teen siia alla natsa, vaata seda sirget häält, tõmban, et ta natukene saaks nagu... Ja ma just vaatan, sa lähed hoopis teistmoodi kui, vaata, hangijad. Ja kindlasti... Nägu on nüüd ära märgitud. Nagu üks pool on, teeme teise pool. Tõuseb üles ka kohe, on ju. See on ikka huvitav, et kuidas need kulmud annavad seda, annavad värvi. Jaa, kulmud annavad väga selles mõttes kohe selle. Ja just, tegelikult sul toon on õige. See on küll täppi läinud, et ei ole liiga tume. Ütleme niimoodi, siit natuke võiks midagi silmadega teha, on ju? Jaa, võiks küll. Mul on, või sellepärast ma vist olekski pidanud seda linerit kasutama, et mul on väiksed silmad ja... Ja väike nägu ka muidu, võtta minu oma võrd. Mul on jah väike nägu, aga suu on mul suur, hääl on mul kõva. Nii, see jubin on ja, sa mõtlesime selle ka.
sellega ma ei ole midagi veel Sellega osanud saame- teha. ma näitan kohe, mis see osega. Aga ma võtaks natukene, mitte nüüd päris kohe seda sädele. ja ära nii ägedalt võtta. ooperis ei lähe. Vaadake, mis mul, kuule, aga äkki see ongi mul sellepärast kotis, et vaata, vahest peab ooperisse minema või kuskile, on ju. Siis on nagu, kohe on olemas selline nagu, iial ei tea, vaata. Absoluutselt. Võib juhtuda mingi sihuke väga tähtis olukord. puhas pesu ja läikiv silmavärv peavad olema petis kogu aeg. Tead, no seda, kuidas seda tahaks natukene niimoodi rahulikumalt teha, et sa nagu kohe terve silma leppad, onju. Aga sa natukene, vaata, paned teda nagu siia äärde ainult niimoodi. Ma arvan, et ma sinna olengi teda vist pannud. Seda võib väga ilus jääda. Ma sellepärast mõtlen, et ma nagu ise vaatan ka teda õudusega, mõtlen, et mis ta mul kotis. Ei, no ta oli väga Ma kahtlustan, et ta mingi sihuke asi ongi olnud, et pigem ma teeks siis natukene nagu sealt äärest, Jaa. siis ta annab viiksatab niimoodi. jah, niimoodi aga täna saad neutraalse. täna me Aga sellega ei milline- lähe. Ei. Läheks mingi rahulikumaga. Nii, ma teen natukene nüüd niimoodi, et ma võtsin natukene siukse lillaka tooni ja teen natukene silma ripsmete äärest hästi niukene. just, juba näen, et on ilus. Siin on ka sellist natukene viskab mingit sädelust sisse. Et just mitte nüüd tavalist pruuni sulle panna, on ju, et natukene tee lahti. no pruuni vist Tee lahti. natukene kardan ka ise. Vaata otsa. ja aga hästi sobib. Toob sul jälle see, vaata, silmavärvi, sul on, nüüd läheb täitsa siniseks see silm, on ju. jah, muudab jah. Ja just ongi see, vaata, nagu ma enne mõtlesin, et siit alla edasi ei lähe, on ju. Siit hakkab ära. see kurb Jah, Bernhardin. Bernhardini me ei taha, on ju. ei, jah. Teisele ka. Ja näed, täpselt tegelikult lähen nagu pisikeste sammudega tups, on ju. Tunned? Tunnen. Kohe oleme valmis. Nii, Paanis. tee lahti. I love you. ma pean vaatama, jaa, on küll, vaata, no et ta ikkagi tõstab kohe Jaa, et ei olegi vaja ju, noh, jaa, õhtupoole teeksin võib-olla natuke rohkem, on ju, Jaa. aga praegu ei tee. Ma võtan sinu Jaa. duši siis. jaa, võta jah. See lemmik. Art Deco. Opa! noh, Vaata, kui läheb ikka kohe nagu tõuseb. Nägu tõuseb ja Kõik tõuseb. kõik tõuseb. Ai. Tuusetan ära siis natuke. See oli juba see. Ma hakkan juba higistama naeruga. Naerupisarad hakkavad tulema, on ju. meenutame seda tüdrukut, keda ma koolis mäletan. Kellega ma tavaliselt ringiga liigun. Kellega ma koolis oli kunagi Tõsi. Mõned ütlevad, et ma pidin olema veel täitsa sama nägu, aga mul juuksed on ka samasugused olnud eluaeg. Noh, enam-vähem nii on ju. Panen sulle ka seda. Pane mulle ka seda. Ma kahtlustan, et mul on ka mingi puuder, aga kas mul on mingi siuke, mis on mingi pärlitest tehtud ja ta läigib niimoodi. Erinevad toonid. Jaa, see on hästi huvitav. Jaa, sellega saab põhimõtteliselt seda teha, mis ma tegin sul, panin põsepuna ja seda kontuuri. Okei. Korraga kohe, on ju. Jaa. Ikka veel midagi on kodus, on ju. Minu arust teil on päris korralik Arsena. Ega või midagi ei ole, hakkab lugema. Concealer, vitsutus, kontuur, põsepuna, see kreem. veel rohkem äkki olema ei julge öelda ka midagi, on ju. Aga see on küll tulnud see tunne, et nagu väga ei tahagi nagu, kuidagi uusi asju nagu ei julge või ei viitsi ka katsetada, vist see on kuidagi tulnud. Vanad asjad, jah. Ma mäletan kunagi, mul oli üks ka mingi põse, ma ei tea, pruunikas ja siukene ja see oli mul nii ammu olnud, ma tean, ma ei oleks tahtnud seda ilmselt ammu kasutadagi, sest et tähtaeg oli läbi, siis ma läksin sellega kaua, ma ütlesin, kas teil sellist on? Müüja vaatas, jumal, seda ei toodeta 5 aastat enam. Ma ütlesin, nagu sarnast. Mul oli nii häbi. No mis teha? Müüja vaatas siukse näoga, et noh, kui ma kärnas ei oleks, kui ma seda kasutanud. Ma natukene panen sulle huulele sellist kontuuri. Otsas siis on. Mis värvi sa panid? Ma panin praegu hästi neutraalselt, et lihtsalt suure piiri natukene välja tuua rohkem.
need naised, kes ärkavad ja ütlevad, et me milline. käime saunas ka lokkidega, nii et olge rahul. ja. ütleme. paned täitsa kinni ja kohe on valmis. vaata selline, ei ole liiga karju, aga natukene selline musu. Issand, strateegiapäev jätkub, Urme, aga see osa on ju ka meil tulemas, et naised saunas rääkisid. jah. see on ka muudkui tuleb. Kui tuleb. Külluse sarvest. kuule, see on tõesti sihuke, huvitav, kas ma olen kunagi, ma hakkasin praegu mõtlema, mul on kunagi isegi olnud väga mõnus värv. on ju. jah, neutraalne, siuke mõnus. on jah, aga ikkagi toob värvi. toob esile, on ju. jaa, väga tore. Siis tuleb selle, kuidas on kassa kaudu. me peame kassasse maksama. tegelikult mul on nüüd üks väike üllatus ka perenaisele. sellepärast, et tegelikult ta ei tea, et ta saab medali täna. Perenaine, meil on sulle väike medal. See on väike... sulle väike medal, sest et sina kuulud ka. Aga sain klubisse või? saad klubisse väikese ilmselt sellise eel. jaa, hästi vähe. Hästi väikese eeltulekuga, mõned kuud. Et ma nüüd ei palu naiseks sind, aga palun. tänan. Ma just imetasin, vaatasin, no nii. On ju, elu 50+. Kuule, aga super, suured tänud. Aga kihvt on ikka, kui jah, siuke professionaal teeb, on ju, et kohe tuleb nagu teist nägu ja täitsa enam-vähem enda toodetega, mitte nüüd päris, aga peaaegu. Meil on lootust ühesõnaga. Et nüüd tõmbame otsad kokku. Me tõmbame jah, selles mõttes otsad kokku, et ütleme sinna ka, et loodame, et meil on veel kuulajaid seal kuni lõpuni, kes on vaadanud, kui ilusaks need ilusad naised on tehtud, on ju, me oleme ju niigi ilusad. Aga täname kõiki ja käige siis igal pool, jälgige meid ja pange kindlasti neid follow ja sõrmi ja like ja mis kõiki asju. Jagage teistele ka tähtsat infot. Ja Sinu Elu stuudiosse ka. Ja selle toreda stuudio nimi oli Sinu Elu stuudio Kiilis. Paneme info ka teile sinna alla, et te näete kodulehte ja kõike saate broneerida ja värki. Täpselt nii. Ja mis siis lõpetuseks muud öelda, et olge ilusad inimesed. Nii olete, olge veel ilusamad. Veel ilusamad. Tšau! Tšau!